Pauro kivimaja on kestev, soojapidav, tugev ja vaikne. Kui maja, siis kivimaja. Kui kivimaja, siis Paurok. Tere taas, alustame Pauroki podcastide sarja 6. saatega ning täna on meil teemaks poorbetoonist maja välisviimistlus. Ja nii nagu ikka alustame meie tänaste saatkülastajate tutvustamise ringiga. Ole hea, Kalle, sina esimene. Tere taas, jälle oleme siin saates ja minu nimi Kalle Paurson ja töötan siis juba 8. aastat Pauroki müügijuhinaga. Nii, Jüri Veski, sinu natuke pikem tutvustus, kus töötad, millega tegeled? Nagu öeldud, Wienerberger aktsiaselts müügidirektor, see on nüüd 8. aasta jooksul. Sinu igapäevatöös nüüd Paurok blokiga või siis poorbetoon blokiga? Igapäevases töös ma ütleksin siia kõrval hoopis, et isiklikud kogemused 2 maja ehitamisel ja mitte negatiivselt, pigem vastupidi. Et on tegemist on tootega, mis on proovitud ja mitte ainult teoreetilisel tasandil, vaid isiklikult ka. Suurepärane ja meie tänane 3. külaline Eiko, vanast nii-öelda harjumusest ütlen Kaparolist, aga nüüd on see nimi pikem. No ega brändi nimi on ikka Kaparol, mida me põhimõtteliselt müüme, eks ole, et DAV Baltic on jah see ettevõtte, kelle all erinevad tootebrändid on. Eestis kõige tuntum Kaparol, millega me müüme sisevärve ja fassaade. Sinna lisaks ka veel Alpina, teine tuntud kaubamärk, aga mina olen täna siis Eesti filiaali müügijuht ja töötan Kaparolis või DAVs juba eilsest päevast 17 aastat, fassaadidega kokku üldse circa 20 aastat. Paurokiga on selle 20 aastaga tulnud päris palju kogemust, väga palju positiivset, on ka nüansse, just mitte blokiga, aga selle viimistluse lahendusega, et teadmisi on kogunenud selle ajaga väga palju ning nagu ka Jüril, siis isiklikust lähedasest kogemusest ainult väga head ja positiivsed kogemused selle tootega. Suurepärane meie kuulajatele, vaatajatele, ma siit omalt poolt lisan kommentaariks veel seda, et ühel pool lauda minust siis Wienerberger, see tähendab tellis, teisel pool Kaparol, need on krohvisegud, viimistlussegud, nii et 2 vastandlikku poolt, Kalle on neutraalne vend siin juures ja võimalused, millega siis saaks nagu Pauroki blokki viimistleda. Kalle, ole ja käi neid nagu skeletti. Jah, et eks võimalusi on ju väga palju tegelikult, et hästi palju eelistatakse krohvilahendusi, väga paljud soovivad puitvoodrit kasutada, väga paljud kasutavad kivivoodrit, mis on tõesti väga pikaealine ja ka tänapäeva krohvid on väga pikaealised, hästi puhastatavad, hästi hooldatavad, näevad nägusad välja. Kindlasti nende võib-olla värvigamma on oluliselt suurem. Ja täna siis on tõesti meil põhiliselt jutuks siis Ecoterm Plus 375 või siis 500 bloki viimistlemisest, mis näiteks 375 on ka meie kõigi populaarsem või kõigi enam kasutatav eramu ehituse blokk tänase seisuga ja selle viimistlemisel on ka hästi palju tarvis nagu aidata kaasa, et inimesed saaksid nagu väga, väga häid lahendusi ja pikaajalisi lahendusiga. Et võib-olla see sissejuhatuseks siis selle seinamaterjalist nii palju, et eks me toodame ka erinevaid teisi, mis vajavad soojustust ja seal on natukene teistsugused nüansid, aga täna on nagu tulipunktis just põhiliselt ühekihiline Ecoterm Plus sein. Ja nii-öelda eelinfoks või mõtteaineks ma enda poolt lisaksin siia, et väga paljud inimesed tavaliselt küsivad, et ole hea, ütle nüüd, milline see kõige parem materjal. Ilmselt olete mehed kõik kuulnud ka seda küsimust, et ja olete minuga nõus, ei ole kõige paremat materjali, vaid on teatud tingimustesse sobivad head materjalid. Aga mis nüüd alustame? Alustame krohvist, et kui läheb krohvi valikuks, siis mida peaks silmas pidama?
no kui me nüüd räägime ikkagi fookusega, nagu me kokku leppisime Ecotherm plokist, mis on eramuehituses ja tavakliendile ikkagi sihuke kõige meelepärasem toode, siis täpselt nii, nagu sa Priit ütlesid, siis tegelikult lahendused sobivad kõik. Kliendid kindlasti võiksid ennekõike hoone või eramu, Baurockist eramu viimistamisel lähtuda sellest arhitektuursest eesmärgist, visuaalist, mida nad saavutada tahavad. Täna võib julgelt tõesti öelda, et kõik lahendused on tehtavad, kõik soovid on tehtavad, nad on pikaajalised, püsivad, me räägime siin 10 aastatest, 40-50 aastat vähemalt lahenduste eluiga ja nad süsteemsena ülesehituselt kindlasti ka garanteeritult toimivad. Kui me nüüd tuleme krohvide juurde tagasi, siis jah, krohvitud maja on kindlasti üks enam levinud selliseid Baurocki Ecotherm majade viimistluse tüüpe. Seda on lihtne ja kiire paigaldada, ta näeb visuaalselt ka hea välja ning on ka arhitektuurselt meie tänase nii-öelda Eestis levinud arhitektuurikeelele ilusti vastav. Viimasel ajal, kus juures on ka väga palju levinud sellist arhitektuurset pilti, kus kombineeritakse krohvi koos tellisimitatsiooniga või krohvi koos tellisega või krohvi koos puiduga, ka krohvi erinevate nii-öelda tulutatavate plaatidega, mida siis tulutatava lahendusega pannakse. Et sellised kombinatsioonifassaadid on ka hetkel väga kuum teema, et nende juurde jõuame kindlasti ka tagasi. Nüüd krohvidest rääkides, siis on paar põhiasja, mida Baurocki Ecotherm plokki krohvides tuleb jälgida. Esimene asi on see, et ei saa üle ega ümber sellest, et krohvides tuleb kasutada täissüsteemset ja kontrollitud selle jaoks, selle nii-öelda aluspinna jaoks sobivat lahendust. Me räägime Baurockist, Baurocki toode on poorbetoonplokk. Ja poorbetoonplokk on kindlasti betoonist või silikaatkivist või mingist muust müüritisest natukene erinev toode. Ja DAV Grupp on aastakümneid tagasi juba välja töötanud spetsiaalse tootelahenduse, 10 aastat katsetanud, reaalset kogemust ka, üle 35 aasta juba poorbetooni viimistlemisel, krohvimisel ning oleme jõudnud teadmiseni, et poorbetooni krohvimiseks kandmiseks kindlasti plokile tuleb teha armeerimiskiht ning armeerimiskihi puures on üks tähtsamaid asju, et ta peab vastama selle ploki omadustele. Siin on teatud kihi paksus, väga tähtis, me räägime siin vähemalt armeerimiskihist 10-12 mm minimaalselt, keskmiselt isegi kuni 15 mm. Ja tavaliselt meistrimehed kindlasti ehmatavad siinkohal ära, et kes on harjunud soojustatud fassaadi tegema, siis soojustatud EPSi või villa või mõne muu soojustusega armeerimiskihi paksus seal peal on keskelt läbi 5 mm. Siis Aeroki puhul jah, ta peab olema paksem, sest see Aeroki plokk, kindlasti ka Ecotherm plokid nõuavad natukene teistsugust tähelepanu ja lähenemist. Mõned selgitused tahaksin vahepealt saada. Inimestel võib-olla jäävad mõned punktid nagu arusaamatuks. Sa mainisid süsteemset lahendust. See tähendab, et ühest firmast ühed asjad. Variant on teine, et ehitusettevõtja otsib sulle turult kokku hunniku kõige odavamat kaupa. See variant on alati olemas, aga kogemus, minu tänane 20-aastane kogemus näitab seda, et selliste majade eluiga või nende fassaadide eluiga jääb paratamatult kordades või isegi 10 kordades lühemaks, kui ta peab olema. Et sellised kriitilised lahendused, valede lahenduste kasutamine võib näidata esimese probleeme krohvitud fassaadil juba paari aasta pärast. Krohvitud fassaadi süsteemi eluiga, ma rõhutan, peaks olema korrektse hoolduse puhul vähemalt 50 aastat. Selge, odav ei ole kõige odavam, selle saime selgeks. Ole ja jätku nüüd selle koha pealt, kust sa pidama jäid, aluskrohv oli enam-vähem peal. No süsteemsest lahendusest rääkides üldse käime selle süsteemi kõigepealt siis läbi. Et kui me Baurocki krohvi viimistlema hakkame või Baurocki plokki krohvima hakkame, siis tähtis on esialgu see, et see plokk oleks tasaselt laotud. Sellest olete te natukene juba siin erinevate saate käigus rääkinud. Siis tuleb see aluspind ennekõike kruntida. Fassaaditöödel ei pääse üle ega ümber krohvimisel või värvimise juures kruntimisest. Baurock on väga imav materjal, see imavus tuleb kinni saada, et segu, mis sinna peale kantakse, ei kuivaks liiga kiiresti. Pärast õige süsteemse krundi kruntimist tuleb teha armeerimiskiht, see tähendab siis krohvi ja sinna siis see armeerimisvõrku.
ning pärast armeerimist saab sinna peale teha viimistluskihi. Kas siis silekrohviga, struktuurkrohviga või mõne tellisimitatsiooniga või sinna peale panna ka sellisel juhul pärast puitlahendust või panna plaatlahendust, miks mitte ka Wienerbergeri mõned tooted täiesti lõigatud nii-öelda tellise õhukeste kihtidena 20 mm sinna peale kleebitavad. Suurepärane, sa heitsid palli üle laua Jürile, et jääme krohviga võib-olla selle koha pealt vedama, üks etapp oli täpselt paika pandud, krohviga on niimoodi, et konstruktiivne lahendus on üheselt võetav, seal midagi ei pea teistmoodi tegema kui võib-olla tavaks, kui me tahame nüüd tellisfassaadi, ka ütleme täis tellisfassaadi, selles mõttes kas siis 85 või 120 kivi, mismoodi maja peaks nagu erinema, et see on ilmselt projekteerimise käigus juba vaja paika panna. Nagu ma tulen ikkagi sinna päris algusena, mina esindan sellist konservatiivset ja vana ära proovitud tellisfassaadi omade plusside, omade miinustega. Mis seal erinevad on krohvi puhul, ma tooksin välja võib-olla sellise näite, et tegemist on ventileeriva fassaadiga, mis tähendab, et kui on näetud piisav ventileerimine 2-3 cm fassaadikivi taha, siis iseenesest sul eksida on oluliselt vähem, et ma tean ja et krohvidega tuleb jälgida tehnoloogiat oluliselt rohkem ja täpsemalt kui fassaadikivid andestab paljugi. Ma segan korra seal vahele selle ventilatsiooniga, on selline huvitav asi, et kunagi Wienerbergeri meeskonnaga koos, ma käisin Soomes ühel koolitusel või seminaril ja siis seal VTT, siis riigi uurimiskeskuse mehed kandsid ette, et nad tegid uurimust, kuidas ventilatsioon töötab. Te olete kõik fassaadijooniseid näinud, seal taga on üks kõver noor, mis näitab alt ülesse. Nende uurimistulemused tegid aga kindlaks, et tegelikult see on 1/3 aastas. Teine 1/3 aastas on see nool ülevalt alla ja 3/3 see liigu üldse mitte kuskile. Et aga ole hea. Ma veel nüüd täpsustan veel korra küsimust, et kas maja konstruktiivne lahendus peab olema natukene teistsugune ja tähendab, kas see tähendab seda, et me peame ette mõtlema juba, et mina tahan omale laotud tellisfassaadiga maja, et siis projekteeritakse teistsugune. Seal on, mis tuleb arvestada, sa pead jätma tellisfassaadi ladumiseks vundamendi piisava laiuse selleks, et tagada aluspind, kuhu telliskivi laduda. Loomulikult olen isegi teinud, kui on see maha magatud, siis on võimalik teha, on erinevad kinnitusmeetodid, on võimalik vundamendi laiendamist teha metallkonstruktsioonidega. Nii et ikkagi nagu oma maja planeerimisel siis kas juba projekteerimise faasis tuleb ette näha teatud tehnilisi nüansse ja tuleb nagu läbi mõelda, mis on eesmärgid ja mis materjalidega teostada. Siinkohal segan jälle veel vahele, ma tean, see vundamendi laiendamise joonis tol ajal veel Optiroki lehekülgedele ja materjalides umbes 30 aastat tagasi. Kas see on toimiv lahendus, kas see tehakse? Ja tehakse, see on põhiline klassikaline lähenemine, pigem on erisus on see, kui kasutatakse metallkonstruktsioone, kuna nendega on kogemust inimestel vähem ja eramajade puhul on kõik laiemad vundamendid, millele laotakse telliskivi üles. Nii, Eiko käis välja korralikult tehtud krohvisüsteem, 50 aastat on elukaar. Mis sa nüüd vastu heidad siit üle laua? Ma ei heida midagi vastu, ma ütleme, et me räägime erinevatest toodetest, inimese valik on see, mis selle määrab, aga ma pikemalt ütleme, tellismajasid me kirikute ja Kesk-Euroopas me oleme näinud ju, mis kestavad sajandeid ja kui on tagatud see, et katusel lasa läbi ja maja seina vahel vett ei tule ja nii edasi, siis ütleme, tellisfassaad kestab võib-olla igavesti on liiga palju, aga väga-väga kaua, et me räägime sajandeid. Nii, kombineerimisest me oleme juba rääkinud, Eiko õigemini mainis ära, et fassaadil nii-öelda materjalide kombinatsioon on üsna tavaline, see töötab, jah? Jah, erinevate materjalidega kombineerimine suures pildes töötab.
kindlasti on see, et kui me rääkisime Krohvi puhul või üldse nii-öelda otse Ecotherm plokile paigaldatud lahenduste puhul, siis ikkagi nii-öelda õige korrektse süsteemiga ja me räägime ikkagi süsteemist ja ainult süsteemist, süsteemse tootega sellest korraks tulun juure juurde tagasi selle aluskrohvist ja sellest armeerimiskrohvist, mis plokist seinast teeb nii-öelda ühtse monoliitse armeeritud seina, siis väga tähtis Bauruki ja üldse boorbetooni puhul on see, et see aluskrohv oleks kerge, et tema tihedus ei ületaks sealt circa mitte üle seal 1300 grammi, eks ole, siis teine asi selle juures, et ta oleks hästi elastne. Bauruki plokid ja Ecotherm plokid tahavad elastset pinda. Nad ei tohi olla rabeda, raske tsementkrohviga krohvitud, nad peavad olema elastse ja kerge ning liikumist võimaldava, paisumist võimaldava krohvi. Ning sinna peale süsteemselt saab panna siis klassikalist fassaadistruktuurkrohvi. Kindlasti tänapäeval me teame, et krohvitud majad, kui nad on tehtud lihtsalt või odavalt või 15 või 20 aastat tagasi, näeme me linna peal väga palju määrdunud maju, siis tegelikult ka 15 ja 20 aastat tagasi olid olemas sellised krohvid, isepuhastavad krohvid, mille hooldustsükkel pesu näol on circa kuskil 15 kuni 20 aastat keskmiselt. Ja üllatav on see fakt, et küsitakse meilt palju, miks siis sellist asja kunagi ei tehtud ja kui palju see hinnavahe on. Ütlen siinkohal kohe välja, see hinnavahe ühe eramaja puhul on kuskil 150 kuni 200 eurot terve maja fassaadi kohta. See tundub absurdselt väike, et seda raha nüüd kokku hoida selle mõttega, et võib-olla 5 või 7 aasta pärast oma maja fassaadi pesema ja üle värvima hakata. Et kindlasti siinkohal kõikidele inimestele, kes maja värvivad või pesevad, et otsige ise puhastuvaid lahendusi ja kui me räägime Bauruki poole pealt, siis me räägime ühest väga konkreetsest tehnoloogiast, nanokvarts võrktehnoloogiast, mis tagab väga hea veeauru läbi laskuse, diffusiooni, inimeste keeles siis hingavuse, ma ise insenerina ei taha seda sõna väga kasutada, aga ka väga hea nii-öelda kaitse ilmastiku tingimuse veest, et ka vesi ei pressi nüüd sinna krohvi ja ploki pinda sisse. Ja kuiva fassaad kiireni ja tänu sellele määrdub vähem. Ja sinna juurde, krohvi juurde, eks ole, saab silekroffe, ka nanokvartsvõrk värvidega värvitud krohve. Sinna saab loomulikult paigaldada ka tellisimitatsioone, kui näiteks on jäänud see vundament tegemata ja inimesed mingil hetkel otsustavad, et okei, see rong on läinud, mingil põhjusel ei saa teha või siis ongi eesmärk teistmoodi teha, siis saab ka tellisimitatsioone, on kuskil 12 kuni 20 mm paksused põletatud savitellised lahendusena, on 6-7 mm paksused diffusioonivõimelised ja veeauru läbi laskvad lamelltellised, konkreetse tootena siis Kaparolil Meldorferi lamelltellised, mis pakuvad tellisimitatsiooni ja nende nii-öelda sidumine krohviga on nüüd hästi lihtne. Ja sinna juurde loomulikult ka puitu, miks mitte puitu ja krohvi kokku panna, et sellised kombinatsiooni fassaade tegelikult korrektselt tehtud aluspinnale, armeeringule on täiesti ideaalne teha. Mis on ise puhastuv? Palun selgitada. Mina olen kokku puutunud seda sellel tasemel, et mingit lugu tehes kunagi ise puhastuva krohvi või värviga, ma isegi praegu ei suuda meelde tuletada, see on jälle paarkümmend aastat tagasi, oli nii-öelda näidis võetud tindiplekk tehti või tindise värviga tehti sein nagu määrdunuks ja ultravioletti 2,5 tundi siis hakkas ära kaduma. Võt, meil on pikk ajalugu, Priit, me ise tegime sinuga seda katset. Tol ajal olin ma Kaparolis uus inimene ja tehnikuna tööle, et see on täiesti nii-öelda toimiv lahendus krohvidel põhimõtteliselt isepuhastuvast lahendusest. Me räägime orgaanilisest mustusest, ehk siis nii-öelda levivast mustusest puhastumise võimet. Kindlasti teine väga suur pool seal on ka vähene määrduvus. Ja nüüd tänased toote või krohvi ja värvitehnoloogiad on sellised, et fassaadile kindlasti jääb kinni ligi 3 korda vähem mustust, kui seda oli kuskil 15 või 20 aastat tagasi. Selle põhjuse annab hästi kiire kuivamine, 3-4 korda kiirem kuivamine, kuna vett jääb fassaadile vähem ja vesi kuivatatakse fassaadilt kiirelt ära. Teine asi on fassaadi nii-öelda hästi peene struktuur, me räägime siin nanokvarts võrkstruktuurist ja iga nano ei ole nano, et
et nano tähendab seda, et on alla 100 nanomeetri mingi osake ja siis saab juba reklaamijuttu peale panna, et siinkohal tasub uurida ja vaadata ja kasutada kindlasti tunnustatud lahendusi. Nüüd vähene määrduvus on üks osa, aga mingil hetkel iga fassaad võib määrduda ja sinna peale kusjuures ka põhjapoolsel seinal võib fassaadile tekitada sellistesse pimedasse nurkadesse paratamatult vetikat samblikku. Siis esiteks on see, et isepuhastuvatelt krohvidelt päikesepoolsetest külgedest UV-kiirguse mõjul lõhustatakse see mustus ära ja vihm ja sademed pesevad maha. Me räägime siin õietolmust, meil on väga head näited, kus üks aasta krohvitud majal, järgmine aasta mereäärsel majal jahede ilmaga tuleb kondensaat krohvi välispinnale, kondenseerub nii-öelda õhuniiskus siis välispinnale, samal ajal männid õitsevad, tuleb männiõie tolm, fassaad on põhimõtteliselt reaalselt kollaks roheline, saame kurja kirja või kõne, vaatame üle, teeme ühe testi, saame teada, et tegemist on orgaanikaga ning kuskil circa nädala-paari pärast sükse rõõmsa tujuse kõne kliendi käest, kus ütleb, et ei ole vaja enam tagasi tulla, fassaad on uuesti valge, kõik on hästi. Et selliselt see isepuhastus tegelikult reaalselt toimibki ja toimib tänu sinna krohvi ja värvi sisse lisatud täiendavatele ainetele, mis UV-kiirguse mõjul ja ka väikeste struktuuriosakestega aitavad sellest mustusest sealt lahti saada. Terve pikk rida elemente, asju, inimene peab olema tähelepanelik, et ta kasutab õigeid asju õiges kohas. Kuidas kivifassaadiga on, et siin vist on seda mõtlemisainet natukene vähem? Siin on mõtlemisainet varem, kuid tegelikult see tuleb nagu paralleeli tõmmata ka krohvidega. Kui me räägime inimene, kes hakkab maja planeerima, siis peab vaatama ka oma keskkonna üle ja pidama nõu, et mis on kõige mõistlikum. Et kui oli siin krohvide koha peal oli juttu nagu siledatest krohvidest ja nad on kergemad puhastatavad kui struktuursed, sest et pinda, kus ta kindi haakub, see olgu ta siis mis iganes tolm või taimestik on oluliselt vähem. Sama paralleeli võib tõmmata ka telliskividega, et iseenesest on telliskive toodetakse erinevad, on siledapinnalised ja on käsivormtellised ja käsivormtellised on oluliselt suurem selline kroovelsusaste. Et kui on ikkagi tegemist ütleme maja asukohaga, kus kohas on väga lähedal, ütleme lendlev tänavamustus või on ta agressiivne keskus, puid väga palju, siis tasub tegelikult kaaluda vähema vaeva nägemisel tulevikus, kasutada siledapinnalise tellisplaate või telliskive, sest et see annab ilmselgelt vähemat hooldust. Mis puudutab struktuursemate pindadega, siis meil ta ise ei pese, ei kasi. Me kutsume seda, et ta vananeb väärikalt ja pesemiseks on siis sõltuvad sama mustuses, siis kas siis mehaaline harjamine ja pesemine veega ja sõltuvalt muidugi sellega telliskivi enda poorsusastmest tuleb valida nagu selline meetod, et see mustus sinna sisse, fassaadikivi sisse ei aja, ja see omakorda tuleb vaadata ka telliskivi värvi, mida valitakse majale, et selge see, et heleda pinnal mustus ja poorsel kivil, siis see mustus läheb sisse, nii et nii nagu Kaporoli esindajagi ütles, et inimesel tasub tegelikult pidada ennem nõu ka tarnijatega ja leida sobiv lahendus, sest et ilmselgelt inimesel ei ole kõiki neid nüansse ja teadmisi olemas. No see on nagu Ammen kirikus, et tõepoolest peab spetsialistiga nõu pidama, siit me ei saa üle ega ümber, aga tahtsin veel küsida, tegelikult tellise valik on ka väga suur, ma ütleksin, et sinna teie koduleheküljel eksib täiesti ära, kui hakkad midagi valima, aga lisaks sellele on veel tellised, välja arvatud käsisse löödud tellised, võib-olla mõned üksikud veel, on välistööde tellised, sisetööde tellised, kui palju juhtub nüüd niisugust jama, et mõni mees ostab ära sisetööde kivi ja laob sellest fassaadi? Kui me tõmbame paralleeli, siis käsivormtellised iseenesest sobivad, nad on külmakindlad, sisse välja, eks ju, neid kasutatakse nii siseviimistlusel kui ka erinevate fassaadide adumisel. Fassaadiga auktellised, nüüd me hüppame võib-olla natuke liiga tehnoloogiliselt, kõik ekstruuderkivid, mis valmistatakse siis tüüsist väljapressimise teel, need on perforeeritud kivid, nii et ütleme niimoodi, kui keegi hakkab sileda täiskiviga laduma, mis on ekstruuderkivi, et ta näeb välja nagu selline nagu Lego klots, eks ju, siis tuleks igaks vaadata, et õige toode on auktellis, reedab ära, ta on fassaad auktellis ja tal on külmakindlus tagatud.
aukudega õue ja täiskivi sisse, välja arvatud käsiselt löödud kivi. Kalle, vahepeal anname ka sulle sõna, et kas Baurok on teinud nagu mingi statistikat ka, et mida nüüd eelistatakse, millised fassaadid kõige rohkem? Eks jah, see kogemus on näitanud seda, et enamjaolt või väga palju ikkagi kasutatakse krohvitud välisseinaga. Hästi palju maapiirkonnas ja võib-olla mereäärses piirkonnas saarte peal on ka hästi palju puitfassaadiga, et mis on selline ka naturaalne materjal, et eks see vajab jälle ka samuti õigeid viimistlusmaterjale värve, et ta püsiks, et vastu püsiks ka päiksekiirgusele ja nii edasi, et see UV väga kiiresti ära ei sööks ka. Lisaks sellele muidugi tellisfassaadid ja üks eriline materjal, mida veel kasutatakse, on katusekivi välisfassaadil, et siin Jüri saatis meile mõned pildid ka sellest. Ja meil on aastaid tagasi oli kuskil Ida-Virumaal oli samuti tehti vertikaalsed pinnad kaeti siis katusekiviga. Et on ka sellised versioonid ja muidugi siis kombinatsioonid nendest kõikidest lahendustest kokku, nii fassaaditellis, krohv, puit, mis iganes, et päris naturaalselt jäetud meie plokki välisseinaks täna enam ei ole näha, aga Saaremaal ja teistel saartel on ka veel nõukogude ajast jäänud siis vanast tuhaplokist, mis freesiti nurgad maha ja laoti puhta vuugiga, et selliseid ajaloopärandeid on meil siiski täna. Ja on ka Baurokist tehtud või? Ei, Baurokist ei ole nagu seda näinud. Ilus võimalus kasutamata jäänud. Jaa, et see on võimalus ja tegelikult ega see võimalus polegi nii paha, sest et see, kes meistrimees teeb need vuugid sinna sisse ja laob ilusti ära, sest et materjal iseenesest on ju soojapidav ja õhutihe materjal, et otseselt ta nagu ei vajagi lisaviimistlust, kui ei ole soovigi, et see töötab niimoodi ka. Kas inimeste valikud, see on küsimus nüüd kogu laiale ringile, kas inimeste valikuid mõjutab ka saada olevate töömeeste kvalifikatsioon? Kindlasti mõjutab ja see on väga tähtis teema tegelikult, et kindlasti tuleb mis tahes fassaadi või tööd tehes veenduda selles, et tegemist oleks oma ala professionaalidega. Ja ehitajate valikul, meie ikka soovitame oma klientidele, et vaadake kõigepealt enne seda, mida ehitaja varasemalt teinud on. Vaadake eelnevat referentsi ja kui vähegi võimalik, kontakteeruge ka mõne eelmise referentsiga. Kui me ehitame ikkagi endale uue maja, siis uue maja ehitus, mõned mehed on ehitanud siin 2 maja, tean ka inimesi, kes on ehitanud 5 või 7 maja endale. Et ka igal juhul maja ehitus on iga inimese jaoks suur projekt ja võib-olla mõne jaoks piirdubki ainult 1 maja ehitusega terve eluaja jooksul. Ja selle juures tasub veenduda, et mehed, kes paigaldavad fassaadikrohvi, on selle ala professionaalid, on seda tööd varem teinud, on teinud seda sellises mahus ja sellises tüübis. Ei tasu kindlasti võtta mehi, kes ei ole seda teinud, kes ütlevad, et küll see on ja küll ma tean. Siis on juba oht, et kasutatakse sinna Bauroki plokile näiteks mitte sobivaid materjale või töövõtted ei ole korrektsed, eksitakse mingite nüansside vastu, on ta siis krohvisüsteemis kihipaksused või mingid vajalikud detailid. Sama kehtib kindlasti ka kivifassaadile kohta, eks ole, et tuulutusvahed, kivipaigaldus, müüri ladumine, eks ole. Segu õhu vahe, pilu vahele topituna ja nii edasi. Ja nii edasi, et me oleme, ma usun, siin laua taga kõik ühel nõule, et ainult nagu kvaliteetset ja head õppinud professionaali tuleb kasutada. No mina nagu enda mätta otsast mõtlesin, et see vahe, te annate selle vahe mulle kuidagi niimoodi ette, et krohvimise tegemine, välja arvatud nüüd kõik need teadmised sinna juurde, aga tehniliselt on võib-olla natukene lihtsam kui kivi korralikult seina saada. No krohvida on teoorias selles võttes võib-olla sulle tundub, et lihtsam, et seda tööd tehakse hästi palju.
ka töömehed, kes seda tööd teevad, neid on suhteliselt tegelikult ikkagi palju, sest sarnase tehnoloogiaga renoveeritakse ju kümnete tuhandete ruutmeetritega kortermaju, küll soojustusega koos, aga tehnoloogia põhimõtteliselt on sarnane. Seega neid töömehi on rohkem ja neid õpetusi ka on need siis dokumenteeritud kasutusjuhendiga või YouTube'i videodega leiab igalt poolt kümneid ja kümneid. Et kindlasti tark meistrimees, kes on mõttega asja juures ja süveneb, saab sellega kindlasti hakkama, aga minu oma perest on täna hea näide, kus minu isa soojustab maja, mida ta kunagi teinud ei ole, aga näpunäidete järgi suudab seda teha täiesti, võiks öelda, tippehitaja tasemel. Tellise seina saamisega on selline asi, et ikka päris näpunäidete järgi fassaadi laduda, mis järgmised 100-150 aastat püsti seisab, ei tahaks nagu ettevõtmist. No seal on pigem nagu rohkem sellega, et mis on käekiri, sa pead hoidma seinasirgust ja seal on rohkem neid nüanssi, mida peab ikka meistrimees oskama teha. Aga kui tuleme tagasi juurde Telliskivi fassaadi juurde, et mingil määral on ta nagu lihtsustatamata protsessidega seotud, et tal ei ole, mida sa kasutad, on müürisegu ja kasutad kivi, need on sirguse tagaajamine ja õhuvae tagamine, et iseenesest tehnoloogilist on ta lihtsam. Ja mis on muidugi, kui me käis korraks läbi seda, et on kaks vastasrinnet, et mina ütleksin see, et on teineteist täiendavad osapooled, et kellele me leib ema, kellele me leib tütar, aga mina ütlen Kivifassaadi puhul on nagu selles mõttes, et jah, teda on aeglasem viimistleda, võtab rohkem aega. Häid meistrimehi on ilmselgelt vähem kui massis kasutatavad krohvide puhul. Aga teisest küljest, ja mida meil on kindlasti väga palju kuulnud, et seda, et jumal, et see on ju oluliselt kallim kui lahendus ja nii edasi, siis ma pean tooma siin meie tugevuse välja, et kui me räägime Kivifassaadist, mis on õigesti tehtud, siis ta vajab ikkagi oluliselt vähem hooldust kui mis tahes muu fassaad. Ja kui me võtame nagu sellise pikema ajajoone ja mina vaatan ka, et ega ma lõputult noor ei ole, et mida vanemaks ma saan, seda väiksemad sissetulekud terendavad, siis mida vähem mul on kulutusi oma pensioni ajal, seda rahulikumalt ma magada saan, eks ju. Et tegemist on ju üksüheselt nii arhitektuurilise, nii taotlusliku lahendusega, mille klient peab teadlikult valima, arvestades kõiki asjaolusid. No siinkohal ma ühe asja, mis enne kuidagi korraks õhku tahaksin veel üles õigata, et me rääksime enne sellest kivi puhastamisest, mis tahes kivi puhastamisest, ka tellisfassaadi puhastamisest, siis kliendid, kes on hädas või inimesed, kes on hädas sellega, et nende majaga tellisvoodrile kipub saamblikut ja vetikat väga palju kogunema või mingist toonest kipub ta määrduma, siis tulge Kaparoli. Kaparolis on olemas spetsiaalne fassaadikividele sobiv ja veeoru läbilaskev impregneer, millega saab värvitult ja ilma läiketa selle fassaadikivi uuendada ja sinna kindlasti veekindlust ja määrdumiskindlust juurde anda, et see määrdumine oleks väiksem. Ning sama ka puitfassaadiga, millest me natukene Kalle puudutas, aga pikalt me täna rääkida ei jõua, siis ütlen veel, et ka puitfassaadi puhul on väga tähtis valida spetsiaalselt väga hästi toimiv ja kaua toimiv viimistluslahendus. Kõige kauem püsiv puitfassaadi või puidu katte on täiskatte. Täiskatte puiduvärv, ütleks ma ütlen, kui me jah, ajalooliselt kui me jätame laual lihtsalt laseme halliks, aga sa tead väga hästi, siis peab väga paks laud olema, eks ole, ja siis me peame seda visuaaliga arvestama. Ka need tooted on olemas, midagi seda protsessi muuses kiirendada, aga täna toimiva ja väga hästi püsiva puit fassaadi värvi eluiga on vähemalt 20 aastat. Et see on väga suur asi, et siin räägitakse 10 või 15, meie täna Kaparolis lõikame julgelt välja 20 aastat. Meil hakkavad aeg tõepoolest otsa lõppema, et väga huvitav vestlusring täna, aga seoses puiduga ma tõstan veel ühe küsimuse ülesse. Puidupinnalt on ta kõige rohkem tuleb välja, soovitatakse mitte tumedat värvitooni, vaid heledamaid värvitoone, need püsivad kauem peal. Kas krohvitoone see mõjutab ja kas me siis saame nii, et kui me tahame tumedat fassaadi, kui päike mõjutab ka krohvi värvitooni, siis on ainuke valik tumeda fassaadi puhul tellis?
Jah, krohvisüsteemi puhul on paratamatult tähtis, et tuleb värvitooni vaadata. Tumedad toonid on täna väga popid ja järjest rohkem neid tuleb. Nad püsivad ikka. Värvitoonidel, ma räägin nüüd hästi lühidalt püüan. Värvitoonidel on selline skaala nagu heledusaste. Skaalas 0-100, 0 süsimust, 100 lumivalge. Pauroki plokkidele otse kantud toonide või lahenduste heledusaste peab olema vähemalt 30 või ülespoole. Ta ei tohi olla alla 30, kui ta on alla 30, siis palun tulge kindlasti konsulteerima ja otsige see õige lahendus. Sinna on lahendusi olemas, saab heledusastmega kuni 15-10 panna otse peale, aga nad eeldavad eri tooteid. Eri lahendusi, eri värve, mis peegeldavad soojuskiirgust fassaadile ära. Mis juhtub tumeda fassaadiga on see, et kui päike paistab tumedale fassaadile, siis tume fassaad läheb väga kiiresti väga soojaks ning eriti meie kliimas just kevadel ja sügisel, kui temperatuur on väljas jahe, tekib nii-öelda väga suur soojuspaisumine ja kahanemine ning selle tõttu ka fassaadis, mis tahes fassaadis kiiremad praod. Nüüd, kui klient tahab süsimusta fassaadi või väga-väga musta, jah, üks fassaad on panna tellisfassaad, mis on tuulduv lahendus, ka krohvi fassaadi puhul on võimalik neid tuulduvaid lahendusi täiesti teha, kus siis krohvi fassaad tõstetakse siinide peale, krohvikande plaadi peale või muu lahendusega fassaadist eemale ning sellisel juhul praktiliselt süsimustad lahendused täiesti tehtud. Praugude vältimiseks müürimehed teevad temperatuurivuugi vahele ja las tema siis mängib seal. Kalle, viimane küsimus sulle. Me oleme rääkinud täna põhimõtteliselt ekotermi lahendusest. Kõik need lahendused on võimalik kanda ka soojustatud fassaadi peale? Jaa, absoluutselt. Et soojustatud fassaadi puhul ei ole mingit takistusi täpselt samamoodi, et saame kasutada müürina siis kas alates 200 kandvad seinad ja sinna peale lisada siis soojustusmaterjal pluss siis juba viimistlus sinna juurde, et sõltumata sellest, et mis materjalist see soojustus seal vahepeal on, et kõik need versioonid ja variandid on võimalikud. Nii, ja lõpetuseks võtaksin enda poolt kokku siis kõik täna kuuldu. Esimene asi see, et viimistlust hakake planeerima juba projekteerimise faasis. See tähendab seda, kui teil tuleb soov teha tellisfassaadi, siis nii-öelda hiline otsustamine võib tähendada lisatöid. Ja teine oluline, minu meelest väga oluline asi, mis täna siit kõlama jäi, ei tasu otsustada uisa-päisa, sellepärast et nagu näete spetsialiste, nii nagu täna meil siin stuudios, nad on olemas, nad annavad teile hea meelega nõu, nad aitavad arvestada ka kõige väiksemate nüanssidega, sellepärast et väiksed nüansid on need, millega võib nii-öelda puusse panna. Tavaliselt kontakteeruge materjalitootjatega ja instruktoritega, müügijuhtidega, kõik mis nime nad siis konkreetselt kannavad, aga igal juhul räägi inimestega ja siis saad hea tulemuse. Kohtume taas meie järgmises podcastis ja siis juba meie stuudiokülalised on siis arendajad ja sisekujundajad.